Kuidas valida reklaamkingitus, mida palju märgatakse ja kasutatakse? Meile kõigile on kingitud logodega pastapliiatseid, T-särke ja tulemasinaid. Olgugi, et neid viimaseid eriti enam ei liigu ja nende kinkijatele vaadatakse halvustavalt. Aga mida tegelikult siis valida, et kingi saaja sellest ka rõõmu tunneks? Viidates globaalsele reklaamkingituste uuringule, loovad parima mulje just need reklaamkingitused. Esiteks mälupulgad, teiseks pealisrõivad nagu joped, pliisid, kolmandaks jooginõud, neljandaks kirjutusvahendid ja viiendaks ilmastikukindlad spordirõivad. Nagu ka eraelus, algab kõik partneri valikust, kellega koos te mida teete. Internet kuviseb artiklitest, kuidas leida õige elukaaslane, kuid kuidas leida õige reklaamkingituste agentuur, siis selleni kohe me jõuame. Anname mõned nõuanded. Kõigepealt tuleks vaadata, milline on ettevõtte koduleht. Teiseks tuleks guugeldada tuntud märksõnu, nagu näiteks reklaamkingitused, ärikingitused, firmakingitused. Ja vaadata, kas ettevõte üldse tuleb Google'i otsingust välja. Kolmandaks tuleks vaadata arvustusi, mis käivad selle agentuuri kohta Facebookis, Google'is või kodulehele. Neljandaks tuleks vaadata, kas kingituste müüja on mõne reklaamkingituste ettevõtteid ühendava organisatsiooni liige. Nende organisatsioonide liikmetel esineb vähem kaebusi kui mitteliikmetel ja tihtipeale on nende tootevalik ka parem tänu välismaisetele kontaktidele. Tavaliselt on liikmelisus ettevõtte kodulehel välja toodud. Erinevate reklaamkingituste uuringute kohta saate infot meie blogist. Mina soovitan teil valida 3 partnerit, et koguda kokku parimad ideed, mida koos partneritega nende suurepärasest tooteportfellist valida. Toon siin välja mõned kingitused, mis saavad kõige rohkem kontakte. Uuringus selgus, et meeste top 3 ärikingitust on esiteks mälupulgad, teiseks jooginõud ning kolmandaks pealisrõivad. Vanuse järgi on lemmikud järgmised. 18–44 aastastele meeldivad kõige rohkem pealisrõivad. 45–54 aastased eelistavad pigem mälupulkasid. 55–64 aastased eelistavad jooginõusid ja alates 65 aastasest eelistatakse samamoodi mälupulkasid. Tervelt 42% kingituse saajatest jäi parem mulje kingituse andjast, kui neile kingiti loodussäästlik või loodussõbralik reklaamkingitus. Sellest uuringust selgus, et top 3 naiste eelistatud ärikingitust olid esiteks mälupulgad, teiseks pealisrõivad ja kolmandaks reklaamkotid. Kingituse headuse määrab, kui praktiline on kingitus, kui hea disainiga ta on ja kolmandaks, kui meeldiva tunde kingituse saamine selle saajas tekitab. Keskmiselt on Euroopa mehel 9 ja Euroopa naisel 8 reklaamkingitust. Oluline on teada, mida eelistatakse linnas, äärelinnas ja maal. Linnas eelistatakse esiteks kirjutusvahendeid, teiseks mälupulki ja kolmandaks pealisrõivaid. Äärelinnas eelistatakse esiteks mälupulki, teiseks reklaamrõivaid ja kolmandaks jooginõusid. Ja muidugi loogiliselt eelistatakse maal esiteks ilmastikukindlaid rõivaid, teiseks jooginõusid ja kolmandaks akupunkasid. Ja nüüd kõige tähtsam. Toon teile 6 kõige enam tähelepanu püüdvat reklaamkingituse kategooriat. Esiteks pealisrõivad, teiseks ostukotid, kolmandaks kirjutusvahendid, neljandaks kalendrid, viiendaks T-särgid ja kuuendaks peakatted. Kui teame, kui vanad meie kliendid on, kus nad elavad, kus nad oma aega veedavad, siis suure tõenäosusega paneme kingitusega täppi. See tähendab, et kingisaaja hakkab seda kasutama.
mis ongi ühe hea reklaamkingituse eesmärk. Teha kingi saaja ja kinkija õnnelikuks. Mida see tähendab? See tähendab, et enamus teie reklaamkingitusi peaks olema eritellimusel toodetud just teile, et see tekitaks kingi saajas vau-efekti. Eritellimusel valmistatud tooted ei pruugi alati olla kallimad kui laos olevad tavatooted. Reklaamkingituste pakkuja seisukohast on väga oluline saavutada kingituste tellijaga väga hea kontakt, et tagada parim koostöö. Võtke aega ja külastage ärikingituste pakkuja kodulehte või näidistesaali. Kindlasti küsige projektijuhtidelt ka ideid. Nii leiate parimad kingitused, mis inimesi kõnetavad. Loodan, et need mõtted aitavad teil jõuda õige kingitusele. Aitäh!